Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Mina olen Demi ja täna võtame ette mõned lihtsad, kuid olulised sammud, kuidas valmistada maitsvat ja säästlikku toitu. Alustame kõige olulisemast. Toidu säilitamise ja planeerimise nipid, mis võivad igapäevase toidu valmistamise palju lihtsamaks teha. Meil kõigil on väga kiire elutempo. Ja just seetõttu on toidukordade etteplaneerimine üks tõhusamaid viise, et vähendada toidu raiskamist ja säästa ka samal ajal raha. Planeeritud toidukorrad tagavad, et teame täpselt, mida valmistada ja saame täpsemini arvestada, kui palju erinevaid toiduaineid varuda. Organiseeritud köök on järgmine samm. Tihti ei vajagi me köögis tegelikult palju erinevaid tööriistu. Oluline on, et see, mis meil on, oleks kvaliteetne ja käepärane. Näiteks piisab mõnest heast teravast noast, tugevast lõikelauast ja ühest suuremast potist, millel oleks kindlasti paksem põhi. Muidugi võib ka olla pann, kuid see ei ole esmatähtis. Lihtsus aitab vältida liigset asjade kuhjumist ja hoiab köögi organiseerituna, nii et seal oleks mugav ja inspireeriv toitu valmistada. Toiduainete säilitamisel on läbipaistvad ja õhukindlad purgid köögis meie hindamatud abimehed. Nendes on hea hoiustada riisi, tatart, suhkrut ja muid kuivaineid, mis säilivad kaua. Lisaks on nende läbipaistvates purkides hoidmine praktiline. Näed ju kohe, mis sul käepärast on ja siltidega purgid aitavad vajalikke koostisaineid ka kiirelt leida. Räägime ka hapendatud toitudest, nagu hapukapsas ja keefir, mis on meie soolestiku tervise parimad sõbrad. Nende probiootikumide rikkus toetab seedimist ja tugevdab immuunsussüsteemi, aidates hoida mikrofloorat tasakaalus. Kui kombineerid hapendatud toidud värskete köögiviljadega, saad oma toidulauale mitmekesise valiku, mis toetab keha mitmest küljest. Toiduohutus on köögis alati prioriteet. Pese enne käed enne toidu valmistamist ja kasuta eraldi lõikelaudu toore ja küpsetatud toidu jaoks. Puhtus ja kord on lihtsad, kuid olulised sammud, mis aitavad hoida toidu ohutuna ja tagavad, et sinu valmistatud toit on perele ka ohutu. Toidukordade etteplaneerimine, supipõhjade valmistamine ja kodus vajalike toitude säilitamine on lihtsad ja tõhusad viisid, kuidas köögis vähem stressi kogeda ja teha samas tervislikke ning toitvaid valikuid. Loodan, et täna saad siit mõned kasulikud nipid kaasa, mis teevad sinu igapäevased toidu tegemised lihtsamaks ja muidugi ka nauditavamaks. Tänan sind, et liitusid meie toidukoolitusega. Loodan, et need nõuanded tulevad köögis kasuks ja muudavad iga toidukorra elamuseks. Tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Minu nimi on Julia ja täna me valmistame koos sinuga mõnusat tummist ühepajatoitu. Ja meie täna teeme seda ühel viisil, aga kindlasti on sinul ja ka teistel peredel kodus natukene omad viisid, kuidas seda teha, sellepärast et seda saab teha natukene omat moodi. Ja täna meil on omat moodi see, et me paneme sinna oad sisse. Aga enne räägime nagu ikka meie puhtusest ja hügienist. Mäletad, et köögis on oluline hügieen, puhtus, kätepesu korralik ja et meie pinnad oleksid puhtad ja hea on laua pealt panna üleliigsed asjad ära, et sul oleks mõnus ja mugav siis kokata. Ja mida me siis ühepajatoidu sisse paneme? Nagu ikka läheb sinna muidugi kartul, siis meil on siin sibul ja ka porgand. Ühtlasi, nagu välja tõin sulle juba alguses, et me paneme sinna sisse tõesti oad.
ja ube sa saad kasutada erinevaid, meil on siin sellised tomatikastmes, aga miks mitte kasutada mõnda teist värvi ube või siis kikerherneid või miks mitte siis rohelisi külmutatud herneid. Siin on meil siis veisepuljong, siin on meil siis hakkliha ja hakkliha on selline kodune ja sina saad siis kodus muidugi kombineerida, täpselt seda sisse panna, mida sa soovid, miks mitte kanahakklihaga, ole loominguline ja siis muidugi me paneme pärastpoole hapukoort peale, siin on meil ka värske siis petersell ja siin on siis erinevad maitseained ja siis õli. Aga alustame, peseme siis ära käed, eks ole, ja hakkame koorima ja siis hakkame juba valmistama meie ühepajatoitu. Ja mulle endale meeldib väga võtta alati üks kauss suurem laua peale ja just suurem, sellepärast et me hakkame koorima ja hea on panna siis suurema kausi sisse meie kõik koored, mis meil siin siis nüüd tekivad. Ja mida meil siis veel läheb vaja? Ei lähe väga palju asju vaja, meil läheb vaja siis pliiti muidugi, eks ole, ja ühte potti, mille sees me saame kõik siis ära praadida kenasti ja meie hautise valmis teha. Siis meil läheb vaja lõikelauda, ühte sellist labidat, minul on siin puust labidas, eks ole, nuga, koori ja siin on ka kulp, millega tõsta, aga võib ka tõsta suurema lusikaga. Ja koorime alguses ära siis meie kartuli, koorime ära porgandi ja sibula ja siis hakkame hakkima. Ja nüüd on siis aeg sibulate käes ja siin hiljuti meil siin Toidupanga koolitusel üks naisterahvas rääkis ühest väga ägedast nipist, mida mina ei ole kuulnud, aga kohe proovime järgi. Ehk siis, kuidas sinul on, kui sa sibulat koorid, hakid, kas pisarad tulevad kergesti? Minul küll on silmad päris tundlikud ja iga sibul ajab mind peaaegu nutma. Aga mulle räägiti siis, et meile siin räägiti, et see ots peaks siis jääma alles, ehk siis sibula saba, eks ole, ja siis me koorime ära siis sibula ja siis seda otsa me ära ei lõika, ehk siis me hakime sibulat siis selle otsaga, proovime, ma ei tea, kuidas see välja võiks näha, aga proovime. Nii, ma nüüd ei tea, kuidas seda hakkida sibulat, proovime äkki niimoodi, jätame niimoodi pooleks, sest et see ots jääb ju ainult ühele poole, eks ole, jätame niimoodi ja siis hakime sellised kuubikud ja hea on siis hakkida niimoodi, et sa seda lõpuni siin sibulat nagu ära ei lõika, eks ole, et siis see sibul ei libise ega lagune niimoodi laiali. Et siis ta nagu hoiab ennast koos, näed. Et kui sa lõikad lõpuni ja siin täpselt samamoodi, kui sa lõikad lõpuni, siis ta lihtsalt laguneb laiali ja on nagu siin noal libe ja ei ole hea lõigata. Nii. Ja hakkame praadima nüüd hakkliha, sellepärast et kartul on ära lõigatud, sibul ja porgand ja nüüd ongi vaja praadida meil ära hakkliha. Võtame poti ja valame siia natukene siis õli ja praeme hakkliha ära. Nii, ja nüüd siis praengi siin hakkliha kergelt läbi ja siis lisame sinna sibula ja porgandi ja praeme samuti läbi. Nii, paneme nüüd siia sisse sibula ja paneme sisse porgandi ja segame kergelt läbi ja siis lisame siia juurde ka kartuli kohe. Kallame siia peale kuuma puljongi ja laseme tõusta keema ja siis paneme kaane peale osaliselt ja
laseme tal siin podiseda 20-25 minutit, nii et kõik saaks kenasti pehmeks ja hiljem siis maitsestame. Aga puljongist veel rääkides, et meie kasutasime siin praegu siis valmis poekeedetud puljongit, aga sina saad keeta ise puljongit näiteks või siis kasutada puljongikuubikut või siis lihtsalt näiteks vett. Ja maitsestame nüüd meie ühepajatoidu Worcesteri kastmega ja paneme siia natukene seda. Nii. Ja nüüd ma lisan siia oad, valasin selle vedeliku enamjaolt ära, aga natukene jäi siia ka tomatikastet sisse ja segame selle ära. Ja tegelikult saab siis seda teha ka ilma hakklihata ja saategi kasutada ainult ube või siis sobivad ka läätsed, eks ole, herned, kikerherned, miks mitte erinevad oad, saab panna 3 värvi erinevaid ube, et ole loominguline ja valmista just sulle sobiv ühepajatoit. Nii, ja meie roog on siis valmis saanud, mõnus, tummine, kodune ja kindlasti maitseb kõigile super hästi. Ja nüüd saamegi serveerida, võtame ühe kausikese ja paneme siia siis 2-3 kulbitäit ja võime natukene seda vedelikku ka siia panna, kes soovib siis vedelemat. Saame seda vedelikku ka siia siis natukene juurde panna. Nii, ja nüüd siis paneme siia peale siis hapukoort ja ühtlasi natukene ka värsket rohelist peterselli. Ja miks mitte panna siia peale näiteks tilli või basiilikut. Ja muidugi aitäh teile, et te liitusite ja osalesite Toidupanga toidukoolitusel ja mõnusat kokkamist sulle ja uute retseptide avastamist.